Tänapäeval kohtame plastesemeid igal pool, nad on asendamatud. Need plasttooted on aga valmistatud looduslikust toormest, mis tekkis miljoneid aastaid tagasi. Nad on valmistatud sellest fossiilisest kütusest, toornaftast. Aga enne kui naftat saab plastide tootmiseks kasutada, tuleb seda töödelda. Põhireaktsioon, mis nafta töötlemistehases toimub, on niinimetatud krakkimine. Krakkimisel lõhustatakse nafta pikad molekulid lühemateks. Selleks, et mõista, mis neis kolonnides toimub, krakime toornafta molekuli. Laboris see on vedel parafiin, üks paljudest nafta töötlemisel saadavatest kemikaalidest. Parafiini molekul on pikk ahel 20 või enamast süsiniku aatomist, mis on omavahel ühendatud üksik sidemetega. Iga süsiniku aatomiga on seotud vesiniku aatomid. Parafiini taolist süsiniku molekuli nimetatakse alkaaniks, kuna kõik süsiniku aatomid on omavahel ühendatud ainult üksiksidemetega. Krakkimisel kasutatakse soojust ja vahel ka katalüsaatorit. Parafiini krakkimiseks tilgutame seda väikesele klaasvillatükile. Soojendame keraamilist katalüsaatorit. Soojenemisel õhk aparaadis paisub ja eraldub mullidena veest. Mõne minuti pärast on parafiin küllalt kuum ja hakkab lõhustuma. Tekib värvuseta gaas, mis kogutakse veega täidetud katseklaasi. Kuna gaas tõrjub katseklaasist välja vee, ei puutuda kokku õhuga. Iga vedela parafiini molekul on nüüd krakitud ehk lõhustatud kahe ahelateks, mida nimetatakse polümeerideks. See tähendab palju osasid. Üks kõige levinumaid tänapäeval kasutatavaid polümeere on polüstüreen. Polüstüreeni valmistatakse stüreeni monomeeridest. Stüreen on voolav läbipaistev vedelik, mis näeb välja ja tilgub nagu vesi. Stüreeni keemiline struktuur näeb välja niimoodi. Polümeeri moodustamiseks katkeb kaksikside. Ühe monomeeri ots liitub teise monomeeri otsaga ja nii edasi. Säärast ahelliitumist nimetatakse polümerisatsiooniks. Stüreen polümeriseerub toatemperatuuril, kuid aeglaselt. Reaktsiooni kiirendamiseks lisatakse väike kogus initsiaatorit. Seejärel asetatakse stüreen kuumutusvanni ja jäetakse sinna tunniks ajaks. Kontrollime nüüd stüreeni proovi, et näha, kas tema olek on muutunud. Stüreen on muutunud tihkemaks ja tilgub aeglasemalt. Hoiame seda veel ühe tunni. Võtame uue proovi
ja vaatame nüüd. Stüreen on veelgi tihkem. Ta on hakanud moodustama polüstüreeni ja ajapikku saab temast jäik plast. Tööstuses algab polüstüreeni valmistamine stüreeni monomeeride segamise ja kuumutamisega suurtes kinnistes paakides. Lisandid annavad jäikust ja valget värvust. Lõppsaadus väljub polüstüreeni kuulikestena, mida saab sulatada ja vormida ükskõik mis kujuliseks.